Uudis müüsite kinnisvara Moskvas. Mis see tähendab? Kas see tähendab, transiit Venemaaga ei tule? Tänapäeval ei ole populaarne enam omada kinnisvara, tänapäeval on populaarne rentida kinnisvara. Me ei sulgenud Moskva esindust, tõepoolest me selle meile kuuluva esinduskontori müüsime, tegime seda avalikult, peaaegu aasta otsa, väga raske, ei olnud eriti huvilisi ja nüüd me rendime siis Vene Raudtee praktiliselt peakontori kõrval siis uusi bürooruume, esindaja meil seal töötab jätkuvalt, meie naabriteks on Soome Raudtee esindus, seal on veel teiste raudteede esindused samas kontoris või samas hoonekompleksis. Nii et jätkame tööd ja Vene transiit kasvab, meil on esimese 8 kuuga sellel aastal Vene transiit kasvanud 18%, möödunud aasta, nagu te teate, kasvas 25%, nii et Venemaaga on kõik korras. Praegu konverentsil palju räägitakse kliima olukorrast. Te teate muidu Euroopa Liidu strateegiast 30 aasta pärast nulliks jõuda CO2 kohta. Mis te arvate, kas see on saavutatav eesmärk Eestis? No meie omalt poolt oleme valmis selleks väga tugevalt panustama ja teatavasti on valitsus otsustanud Eesti raudtee siis elektrifitseerida. Ja see on väga suur ülesanne, siin on väga suured investeeringud, me räägime Eesti raudtee taristu puhul 300 miljonist eurost, mis tuleb järgmise 10 aasta jooksul, isegi 9 aasta jooksul investeerida. Ja pluss veel siis meie tublid operaatorid peavad soetama endale uued vedurid, elektrivedurid ja elektrirongid. Nii et ma julgen öelda, et see raudtee panus sellesse on väga suur. Kui me saame teiega kokku aasta pärast, 25. september 2020, mis siis selleks ajaks on muutunud teie ettevõttes, majanduses, Eestis, maailmas? See on nüüd küll hea küsimus, et kindlasti oleme efektiivsemad kui täna, me oleme rohkem digitaalsed, me oleme kindlasti suutnud ehitada uut taristut, mis võimaldab meil konkreetselt ka siis paremat teenindust pakkuda meie klientidele. Me räägime siin kiiruste tõstmisest, näiteks Eesti raudteel 140 kilomeetrini praegu, tulevikus võib-olla isegi 160-ni. Et panustame sellele omalt poolt nii palju, kui suudame.